tere, mina olen Kristi Rahm ja tahan teile nüüd natukene rääkida, mis asi see programmeerimine on ja avada mõningate olulisemate mõistete sisu. Gustav Adolfi gümnaasiumis oleme me juba 5 aastat lastele programmeerimist õpetanud ja sealjuures ei ole me nendele mõisteid üldsegi siiamaani rääkinud. Kogu tegevus on toimunud läbi praktilise õppimise. Aga samas on ju hea, kui õpetaja ikkagi ise natukene programmeerimisega seotud mõisteid teab ja siis saab ka vajadusel oma jutu sisse juba õigeid mõisteid põimida ja nii jäävad need lapsele lihtsalt automaatselt vaikselt juba meelde ka. Ja siin siis nüüd väike näide mõistetest, mida ma arvan, et võiks teada. Kõigepealt, mis on siis programmeerimine? Programmeerimine on siis see, kui luuakse ja hallatakse arvutile arusaadavaid lähtekoode. See tähendabki seda, et ma ütlen arvutile arusaadavalt samm-sammult, mida ta tegema peab ja kui ma märkan, et see, mis ma olen öelnud, ei ole päris see, mida ma ise mõtlesin, siis ma saan neid lähtekoode ka muuta, paremaks teha, uuesti testida ja katsetada ja niimoodi ma saangi siis programmeerida. Mis on lähtekood ehk lähtetekst? See on inimesele arusaadav ja ka arvutile mõistetav programmeerimiskeeles kirjutatud lausete jada. See tähendab seda, et ma need mõtted, oma mõtted, mis mul on, panen arvutile mõistetavasse programmeerimiskeelde ja nendest moodustubki siis selline lausete jada, millest siis arvuti aru saab ja oskab siis toimetada selle abil. Mis on arvutiprogramm ehk rakendus? See ongi siis arvutile arusaadav käskluste kogum ja seda kirjutatakse just mingis kindlas programmeerimiskeeles. Programmeerimiskeel valitakse siis selle järgi, mida parasjagu teha vaja on. No näiteks süsteemiprogrammid on siis need, mis tagavad arvutitöö. Need on siis need operatsioonisüsteemid. Ja rakendusprogrammid on siis need, mis on arvuti kasutajale vajalike tegevuste tegemiseks mõeldud. Näiteks kas siis tekstitöötluseks, tabeltöötluseks, veebi lehitsemiseks või mõneks muuks tegevuseks. Programmeerijad ehk tarkvarainsenerid ongi siis need, kes tegelevad programmeerimisega. Nemad on need, kes elukutselt siis loovad programmidele lähtekoode ja haldavad neid. Nad siis nii muudavad neid, parandavad, testivad. Masinkood. Et programmeerimise juures väga sageli kasutatakse sellist mõistet nagu masinkood või masinkeel või masinakeel. Ja see ongi siis see programmeerimiskeel, mis on arvutile arusaadav. Inimesele aga, kui ta ei ole just päris spetsialist, pole see just väga kergesti loetav. Mis on siis programmeerimiskeel? See ongi siis selline tähendusreeglite kogum või selline märkide kogum, mis on arvutile just programmide kirjutamiseks või programmeerimiseks tehtud. Ja neid programmeerimiskeeli on olemas lausa sadu ja neid on väga suur hulk just sellepärast, et erinevate ülesannete lahendamiseks sobivad erinevad keeled. Ja tegelikult juba võib programmeerimise alguseks lugeda John von Neumanni poolt 1945. aastal kirja pandud või välja öeldud ideid, et arvuti riistvara peab olema lihtne ja tarkvara peab siis seda riistvara juhtima. Ja teine idee, mis tal oli see, et programmi tekst peab sisaldama selliseid tingimuslauseid, et programm saaks siis hargneda, et seal on siis koodilõigud, millele saab siis igal hetkel see üldprogramm või see suurem programm juhtimise üle anda. Ja need olid siis 2 sellist seisukohta või ideed, mida loetakse siis selliste programmeerimiskeelte tekke eelduseks. Siis siin on nüüd mõningad levinumad programmeerimiskeeled teile ka ära toodud. No, tuntumad ilmselt siin on just see Pascal ja Basic ja Java ning siis ka veebi programmeerimiskeeled, millega saab siis veebilehtesid luua siin, näiteks Python. Nii, ja mis siis on ühe programmi elutsükkel? Et tegelikult seda võib üle kanda ka kõikidele muudele aladele. Et kõigepealt on siis vaja endale teadvustada probleem, et on mingisugune ülesanne, mingi probleem, mida on vaja lahendada ja nüüd on vaja välja mõelda, kuidas seda teha. Siis on vaja koostada algoritm, ehk siis mõelda samm-sammuliselt, mida on vaja teha selleks, et probleemi lahendada. Just tähtis ongi see, et kui arvuti jaoks nüüd mõelda seda, kuidas probleemi lahendada, tuleb alati mõelda samm-sammuliselt. Et ma ei saa öelda, et nüüd teed nii, vaid ma pean ise väga täpselt mõtlema, kuidas arvuti seda tegema peab. Siis tõlgitakse see algoritm arvutikeelde, ehk siis pean kasutama mingisuguseid kindlaid käsklusi või sümboleid, et arvuti teeks just seda, mida mina tahan. Ja siis ma pean ka kontrollima, kas käsud on õiged ja kas sellega saab probleemi lahendada.
kui ei saa, siis ma pean vigu parandama ja muutma ja siis uuesti kontrollima, ehk siis testima, et kas nüüd on probleemile lahendus leitud ja kui on, siis ongi hästi. Siis ongi programm oma eesmärgi täitnud. Mis on algoritm? See ongi siis see samm-sammuline tegevusjuhis või eeskiri või juhend, mille abil ma saan siis tegevust sooritada ja eesmärki täita. Ja algoritm, kui ma täna nüüd niimoodi kirja panen mingis programmeerimiskeeles, siis see tegelikult ongi siis see arvutiprogramm. Nii. Ja minu arvates on väga hästi öeldud just, et mis see programmeerimine on sellel kujul, et arvuti on tegelikult ikkagi masin. Et arvuti ei tea, mida ta teeb, et kui öeldakse, et arvuti on tark, siis arvuti tegelikult ei ole tark, et talle on vaja kõik puust ette ja punaseks teha, sest muidu ta aru ei saa. Ja vot see programmeerimine ongi see arvutile puust ette ja punaseks tegemine. Ja see algoritm ongi siis see täpne selgitus, mida ma arvutile annan, et ta minust aru saaks. Ja see sõltub siis probleemi või programmist, milliseid lauseid või käske kasutades siis saan ma tegevusi ja operatsioone arvutile selgitada. No näiteks seesama, mis me laste puhul siin rääkisime, et ruudu joonestamine erinevate programmidega, et ühele programmile annan ma siin sümbolites käsu, teisele ma annan seal skriptis mingisugused kindlate plokkidena käsud ja teisel ma annan lihtsalt kindla teksti ja arvudega siis selle käsu, nii et ta saab minust aru, see arvuti. Nii. Ja need ongi sellised olulisemad mõisted, mida mina nüüd arvan, et võiks teada ja kellel on rohkem huvi, siis materjale on veebis päris palju kätte saada. Tänan tähelepanu eest ja jätkame programmeerimisega.